on alanud uus kalendriaasta ja kes tähistavad uue aasta algust, kes kalendriaasta algust, kellel pole mitte mingisuguseid pidustusi. Ja olen ka ise juba mitmed aastad täielikus vaikuses, sisemises rahus. Ei tõmba ehtima ega suuri oste tegema ega pidutsema, vaid kuidagi on sees selline rahu ja just vaikuse, nagu enne ütlesin, seisund. Ja aina rohkem tuleb sellist informatsiooni, et me elame vales, aga mis on õige, mis tegelikult on õige. Ma usun, et õige on just see sisetunne, mida sa enda sisemusest tunnetad ja milline informatsioon sinuga resoneerub. Kui sa kuuled, et uus aasta algab tegelikult 1. aprillil, et märtsi pööripäev on üleminekuaeg, et see kõik on nagu ümber tõstetud detsembri ja jaanuari peale ja aprillist on tehtud üldse naljakuu. Milleks seda siis tehakse? Miks on september septa ehk 7, okta ehk 8? Miks mõned riigid, üks nendest on Etioopia, on teistsuguse kalendri järgi elavad? Eriti on see 13 kuud. Ja minu arust oli see mingi paavst Gregorius, kui ma nüüd valesti ei ütle, kes 1500 millegiga aastatel muutis seda kalendrit. Ehk siis enne seda, nagu ma olen aru saanud, oli meil 13 kuud ja ka siis need tähtpäevad olid teisel ajal, ehk siis märts, aprill on uue algus. Kõik hakkab hingama, kõik hakkab elama. Talvel on justkui unne suikumine. Loodus läheb magama ja on pime aeg, vaikuse aeg. Nii et mis on siis õige, mis resoneerub sinuga? Aga kõige tähtsam on see, mis oma sisemuses tunned. Kui tunned, et nii on õige, nagu praegu meil on, siis palun pidutse. Sest inimene on ise enda otsuste valikute ja elu loomise ja nagu teejuht või boss. Sina otsustad, sina lood oma elu ja kui sina tahad seda, siis nii on. Kas see nüüd on õige, aga kes paneb hinnangut? Sest inimene on looja olemus siin maisplaanis ja ta ise annab endale hinnangu. Vot selline jutt alguses kaardipanekute videole ja kanaldatud valguse sõnumi kaarditest. Võtan 3 kaarti. Sellised armsad, õrnroosad kaardikesed, millel igal kaardil on oma sõnum. Ja kui siin tehakse väga palju kalendreid, siis kalendriaasta vananeb, aga kaarditena need sõnumid on põhimõtteliselt igavesed, iga kui kaardid vastu peavad. Nii, 1, 2 ja 3. Hopsti, peaaegu oleks maha kukkunud. Nii, 3 kaarti ja kas ma saan neid näidata? 1, 2, 3. Teen ka pärast pilti nendest ja siis saan postitada. Esimene kaart on tavaliselt sõnum. Lasen uuel ankurdada enda ellu, olen väärt armastust, küllust ja heaolu, usaldan, et elu õnnistab mind. Alles just rääkisin, et me oleme ise oma elu loojad, sina lased uuel ankurdada enda ellu ja seda universum soovitab sul minna kaasa kõige uuega.
teadvustada, et sa oled väärt kõike parimat, küllust ja heaolu ja usaldada, et sa tõesti, sinu jaoks on tõesti see kõik olemas ja sa tõesti väärid seda, usaldama, mitte kahtlema ega muretsema. Abistav kaart sellel on teine kaart ja sõnum on, mina otsustan, mis minu elus toimub ja milliste mustrite järgi ma elan. Otsustan olla edukas ja olen tänulik külluse eest igal tasandil. Tähendab, teine kaart on toetuseks esimesele sõnumile, et sina oled oma elu looja, sina otsustad, sina valid, sina teed käike ja jõudsin täna juba rääkida ka, et sina otsustad, mis su elus toimub, milliste mustrite, milliste reeglite, milliste tõdede järgi sa elad. Ja just sina oled iseenda nii elulooja kui tervendaja, kui oma sõnade, mõtete jälgida, kui ka looja ja läbi kõige selle ka enda elulooja. Sina lood kõike enda ellu. Nii et sõnum inimkonnale on praegu väga selge uuel aastal. On aeg ärgata. Ärgata sellest nii-öelda varjusurmast, kus me nõustume kõigega, mida meile ette joonistatakse, kuhugi üles märgitakse või piiranguid, reegleid pannakse, või ka siis räägitakse seda, mis peaks su tõde olema. Aga see tõe äratundmine algab sinu enda südamest. Elades südame teadlikkusega jõuab sinuni just see teadmine, see tõde, see õigus, millest ma ka alguses rääkisin, mis ongi just sinule vajalik. Kolmas kaart on, mille läbi sa saad selle kaardi sõnumit luua. Olen neutraalne ja võtan elu sellisena, nagu see on. Minu elu on täiuslik ja terviklik. Tähendab seda, et sul tuleb ollagi hetkes, siin ja praegu. Ja teada, et kõik nii, nagu ta on, nii ongi sinu jaoks täiuslik ja terviklik. Just nii peab olema. Ja kui sa oled neutraalne, võtad elu sellisena, nagu on, siis suudad ankurdada uut oma ellu. Teadvustada, et sa oled väärt armastust, küllust ja heaolu ja usaldada elu. Usaldada kogu seda elukäiku, kõik, kuidasmoodi su elus toimub ja mis sinu juurde jõuab. Ja siis suudad sa ka otsustada, milliste reeglite, mustrite või teemade järgi sa elad ja millel lased ennast mõjutada. Milline on sinu reaalne tõde, reaalsus siin maailmas. Just selline tõde on sinu maailmas, mida sa omad enda sisemuses, enda südames ja läbi selle ka sinu reaalsuses. Et soovin sulle uuel aastal oma elu loomist, enda soovide, enda sisemise tunnetuse, mõtete, emotsioonide jälgimise, enda väärtustamise ja universumi elu iseenda usaldamise läbi.